Tere hommikust kõik see pere. Viimased leiavad endale istekohad. Et rõõm on näha nii palju metsahuvilisi Tartus toredal külmal talvepäeval ja veel suurem rõõm on näha nii palju vääriselupega huvilisi. Et üle pika aja, üle 15 aasta jälle on taas põhjust vääriselupaikadest rääkida. Põhjuseks on üks projekt, aga tegelikult neid põhjuseid on ju palju rohkem, kuna vääriselupaigad on meie metsade pärlid või oaasid majandusmetsade kõrbetes näiteks. Ja täna me räägimegi eelkõige vääriselupaiga väärtustest, ei räägi poliitikast eriti ja tegelikult ei räägi ka erametsaga seotud veppidest, kuna see on täiesti omaette teemaplokk, mis tahab eraldi käsitlust ja see ei ole meie Loodusuurijate Seltsi projektiga tegelikult otseselt ka seotud. Ja erametsade veppidega seoses loodame ise ministeeriumi diskussiooni algatamise initsiatiivile, kuna seal on neid küsimusi ja arutelukohti ju mitmeid, tegelikult palju rohkem kui riigimetsas. Aga vääriselupaiga väärtustest saate täna pool päeva osa. Meil on kokku 6 erinevat ettekannet, kõik natukene erinevate suundade pealt. Aga teen teile lühikese sissejuhatuse enne meie täna peaesinejat, kelleks on Leif Andersson Rootsist. Võttis rõõmuga kutse vastu tulla taas Eestisse, kus ta on väga palju käinud ja teab väga hästi meie tausta ja ka vääriselupaikade üks sisulisi väljatöötajaid. Aga vääriselupaik on, seaduses on see sama definitsioon ja see käib igalt poolt läbi, aga lühidalt öeldes ju vääriselupaikade puhul me räägime loodus- ja põlismetsadest, kus on inimmõju puudub või see inimmõju on väga vähene ja seal on alati kas esinduslikul või siis vähemal hulgal ohustatud ja haruldasi liike ja paljud teist need liigid kindlasti tunnevad ära. Siin on korallnarmik, sulges õhik, kus on ilmselt käblikupesa ja roostetorik. Et kõik on hästi suured, atraktiivsed ja kergesti määratavad liigid. Vääriselupaikade ruumiline paiknemine on siin kaardil täpselt nii väikesed ja selline kribu see vääriselupaikade muster Eestis ongi. Et natuke rohkem on vääriselupaiku Vahe-Eesti vööndis, meie põlisel metsaalal, eelkõige siin Pärnumaa osas. Natuke rohkem on vääriselupaiku ka Virumaal ja Kõpu-Tahkuna piirkond Hiiumaal ja laiguti loomulikult ka igal pool mujal. Aga selgelt see ruumiline levik lähtub põlistest metsamaadest, seal on selgelt vääriselupaikade esinemise tõenäosus suurem. Ja lühike ajalugu ka, et te kindlasti täna neid aspekte kuulete teistes ettekannetes ka, aga esimene vepiinventuur sajandivahetusel tõi tulemuseks ligi 20 000 hektarit vääriselupaiku. Küll aga hinnati kohe toona ja ka hiljem, et reaalselt selle inventuuriga leiti üles ainult pooled, parimal juhul pooled vääriselupaigad ja tõsisem inventeerimine jätkus alles eelmisel aastal ja sellest räägib RMK, kuna RMK tegi ise juba päris arvestatava stardi ära ja ka meie projektist kuulete päeva lõpus. Ja mõned fotod vääriselupaikadest, et vääriselupaik on hästi erinevaid, seal jagatakse nad 2 gruppi, maastikulised vääriselupaigad ja siis metsamaa vääriselupaigad, kuigi alati on tegemist puistutega ja enamasti on tegemist ka järjepideva või püsiva metsamaaga. Ja siin üks näide Ida-Viru viljakatest salumetsadest, vana Haava segamets, mis on täna küll kaitseala koosseisus, aga vääriselupaigad on arvel ja registris ka kaitsealadel. Teine näide Lahemaa nende rannavallide all olevatest lodu sanglepikutest, mis on siin juba kuuse segametsaks kujunenud
Meil on väga toredaid laialehiseid metsi, millest arvestatav osa on ka vääriselupaigad ja üks vääriselupaiga tüüp on ka puisniidud, mis on siis meie pärandkooslused levinud eelkõige Lääne-Eestis, kuigi täna puisniite suuresti käsitletakse pigem kui PLK-sid, mitte kui metsa vääriselupaikasid, aga nad võivad ka omavahel ilusasti kattuda. Ja laialehiseid metsi pindalaliselt on Eestis ju tegelikult väga vähe. Siis väga eriline vepitüüp on pangametsad või klindimetsad, mida leidub ainult Põhja-Eesti pankranniku all. Ja need on ühed tõsisemad põlismetsad tõenäoliselt Eestis, kuna neid ei ole majandatud ja juhul, kui seal ei ole looduslikku häiringut panga varingu näol avaldunud, siis need metsapõlved võivad olla seal väga pikad. Küll aga need pangametsad on väikesed alad, nad on kitsas riba panga ja mere vahel, ehk siis nad ei toimi kui niisugused suured põlislaaned kusagil mujal. Aga väga ägedad metsad, soovitan soojalt minna vaatama Põhja-Eesti pangaranniku metsi. Vääriselupaigad võivad olla ka täiesti tavalises metsas, et see on niisugune tavaline Eesti karusambla mustika mets tõenäoliselt, aga kui sellised puistud on majandamata väga pikka aeg sellises puistus tähendab 120, 130 või 150 aastat, siis nendest metsadest kujunevad ju samamoodi vääriselupaiga tunnustega alad. Ja vääriselupaiku on ka Nõmme metsades, küll üsna vähe, aga vanad Nõmme männikud, mis looduslikult on kohati üsna hõredad, aga nende kõige suurem väärtus on väga vanade puude olemasolu, et sageli on nendes metsades väga vanu puid, mis võivad olla 200 või 300 aastat vanad vähemalt. Ja nad on säilinud eelkõige seetõttu, et nende metsade tagavara ja ruumi maht on nii väike, et nende majandamise huvi on väike. Eritüüpidena maastikuveppidest on põlendikud, et siin on üks näide Raplamaa loometsast, mis tegelikult on loometsa vääriselupaik, aga nüüd eelmisel suvel maastikupõlengu toimumiskohaks oli. Ja siin on siis põlendik koos loometsa vääriselupaigaga. Ja juhul, kui sellises puistus põleng toimuks väljaspool vääriselupaika, siis ta põhimõtteliselt põlengu järel kvalifitseeruks ka põlendiku vääriselupaigaks. Ja maastikulistest veppidest on veel lammialad näiteks eritüübina ja sanglepiku või märja lehtmetsa esinemise korral on seal loomulikult ka see pärismetsa vääriselupaiga alamtüüp olemas. Ehk siis vääriselupaiga tüüpe on palju, metsad on hästi varieeruvad, mitmekesised ja elurikkad Eestis. Ja täna te kõigest sellest järgemööda hakkategi kuulma ja enne esimest ettekannet päevakava teile ka veel meeldetuletuseks. Et päev on 2 plokis, mõlemad kestavad umbes 2 tundi ja peaettekandega alustab varsti Leif, kes räägib meile seda laia vaadet kontseptsiooni vääriselupaikadest ja kindlasti annab meile mõtteid nii mineviku kui ka tuleviku arvelt, ehk siis kuidas edasi ja kuidas oleks võib-olla vanasti saanud natukene paremini. Päeva jätkab Anneli Palo ettekandega, väga praktilise ettekandega, kuidas leida vääriselupaik. Siis pooletunnise pausi järel Raul Rosenvald vaatab vääriselupaigale ainult teadlase pilguga, ütleb, mis asi see vääriselupaik on, kas tal on väärtust ja kuidas neid väärtusi paremini välja selgitada. Siis jätkab RMK oma ülevaatega, kuidas on olukord riigimetsas ja mis on riigimetsas toimumas, Kaupo Kohvi ettekanne. Siis Indrek tutvustab vääriselupaikade elurikkust või mitmekesisust erinevatest aspektidest ja päeva lõpetame Loodusuurijate Seltsi projekti ülevaatega, mis siis kella 2:30 enam-vähem päev läbi saab. Ja iga ettekande järel on vähemalt 5 minutit küsimuste jaoks, välja arvatud Leifi ettekanne, kus me jätame vähemalt veerand tundi küsimuste jaoks.